kui kiiresti on võimalik joosta 100 meetrit? Usain Bolt teeb seda ajaga 9.58. Mina selle ajaga jooksin ära ühe energiajoogi. Aga kui kiiresti saab läbi kõrre ära juua liiter sidrunimahla? Oh, it feels horrible. Kui kiiresti saab lahendada 3 Rubiku kuubikut käte ja jalgadega? Või siis kui halva introklipi suudab AI genereerida? Mis pask see on? Ja siis on veel küsimused, mis tekivad vetsupaberit vaadates. Läks vetsupaberit juurde. Ja siis on veel küsimused, mis tekivad vetsupaberit vaadates. Kui kiiresti saaks nendest rullidest torni ehitada? Ma ei tea küll, kui palju neid on, kes nii mõtlevad, aga täna olen ma igatahes üks nende see. Kui episood number 1 oli seotud piiga, siis episood number 2 on igati loogiline jätk. Kaka, kakaks, kakka, kakska, kakka, kakska, 1, 2, 3. Kiireim aeg laduda 10 vetsupaberi rulli torniks ühe käega. Reeglid on iseenesest lihtsad. 10 vetsupaberi rulli, rullid on maas, lõpptulemus 1 püstine torn. Kasutada tohib ainult ühte kätt. Aeg pannakse kinni, kui viimane rull on torni tipus. Katse on õnnestunud, kui torn seisab iseseisvalt 5 sekundit. Mis häda tuli? Praegune Guinessi maailmarekord kuulub USAs pärit mehele, David Rush. Sama mees, kes jõi ära kõrrega liiter sidrunimahla. Davidil on nimelt sama hobi nagu mul. Ületada nii palju Guinessi rekordeid kui võimalik. Ühel päeval ületas ta lausa 15 Guinessi maailmarekordit. Üheks neist oli just vetsupaberitest tehtud torn. Tema aeg 5.38. Hello there. Sa oled nii kõveraks sees. Vahetan meil. Juba tehtud. Ei, see polnud väga kiire vist. Seitse 84, nüüd on vaja 2 ja 2,5 sekundit maha vist saada. Aga esimene katse pole paha. Siis tavastasin uue taktika. See on ühe käega, aga miks siis ma ei või niimoodi teha, et võtan siit sups, võtan sups. Ma saan poole kiiremini. Pom. No. Ei tea, kas see on keelatud või on see lubatud, aga kuna ma niikuinii mitteametlikult teen, siis keelatud ei ju vahet. Ja miks ma teen mitteametlikult on see, et kui päris sealt Guinessi kodulehel aplikatsioon esitada, on aplikatsioon, avaldus esitada, see, et see kinnitatakse, läheb vähemalt 3 kuud aega ja siis sa pead tõestusmaterjali saatma. Praegu on jaanuar, mis 3 kuud tagasi oli siis. Nagu selle rekordi kohta ma näitasin, et oktoobris kirjutasin, ma tahan panna vetsupaberi hästi kiiresti ülesse, siis nad 3 kuud mõtlevad, mingi okei. Ja siis toimub nagu see protsess, et filmimine ja siis saadan materjalid ära, siis läheb veel 3 kuud aega, et need kinnitaks, ehk siis tegelikult maailmarekord, et ametlikult saada kinnitust läheb pool aastat, on siuke keskfinaal, et ära kinnitatakse. Aga seal on veel see, et rekordi saatmisel peaks olema 2 eri nurka kaameratest ja mingi 2 kohtunikku kogu aeg, kes nagu stopperiga aega võtavad. Ja hästi palju pabermajandust on ka seal taga. Et sellepärast ei viitsi nagu pool aastat oodata ja siis nagu video välja lasta. Et ametlikult nimekirjas on, sellepärast ongi mitte ametlikult rekord siis. Ma ei tea küll, et miks ma ei võiks niimoodi teha siis ikkagi 2 käega või 1 käega tähendab 2 panna. Ma arvan, et selles ongi võti. I need the bullshit. I could turn this function in the bottom room. Told her I've been
ocean. It's just a pole. Now I gotta open. It's just a ghost. Who put this shit together? I'm the glue. Someone said, shorty face, tie me out the blue. aga see oli päris kiire. Kontroll! Ikka ei teinud. jah, 6:31 sekund maha veel. Ma veits okutasin küll. oi jummel. 5:38 on vaja. ja kas see oli kiirem nüüd? No vähemaks jääb kogu aeg. Pool sekundit on mures. Yeah, that vahetusmeest vaja. killers in the jungle. Killers in the jungle. Yeah, that yo. Killers in the jungle. no ma ei tea. Tundus aeglasem. Natukene kiirem ikkagi. 5:60 ma mäletan palju enne oli. Enne oli 5:86, no kogu aeg läheb kiiremaks. 22 millisekundit on vaja saada kuskilt. Vist piirirekordi seda tulemust ei pannud kiiremisid ja lõppu rekord oli nii palju ja ma sain ajaks nii palju. see, miks ma mitte ametlikult ületan, see teine võimalus on veel saada ametlikult sinna rekordiraamatusse. aga selleks tuleb kutsuda kohtunik siis koha peale ja kui ma ei eksi, siis see oli mingi 5000 euri per rekord ja siis ta tulebki nagu lendab siirkontrolli ka ja siis annab sulle kohe diplomi. ja sellepärast teen ka mitte ametlikult. ja siis peaks vist olema nii, et ta tuleb kohale ja saad mingi teatud arvu katseid või nagu ma ei suutu terve aeg oleks tahtnud silmahtida praegu. ma vist avastasin, et ma olen 1,5 tundi pannud paberit torni. vaatame, äkki enam ei pea. 5:38 on vaja siis ületada. Ei peagi enam. Tundus jälle aeglane. See on siis maailmas kõige kiiremini püsti pandud torn ühe käega. Kuidas see lause on? Võtke välja või? Tehke järgi või ei maksa kinni. Tegelikult ma olen suht kindel, et need rekordid on nagu hästi range piiritlusega. Tegelikult ma arvan, et 2 rulli pole lubatud. Yo, yeah, that